Leia endale mugav end toetatud asend. Nii et su jalatallad on kindlalt vastu maad, nii et su selg on toetatud ja sinu asendis on veidi väärikust. Nii et selg on sirge, nii et su selg on sirge ja too tähelepanu oma kehale. Märgates seda, mis su keha praegusel hetkel tunneb, kas kuskil on pinges, võib-olla vajab su asend veidi kohendamist. Lihtsalt justkui saades teadlikuks sellest, mis su kehas parasjagu toimub. Tulles oma kehasse täielikult kohale. Ja liigu siis oma tähelepanuga oma hingamise juurde. Märgates seda, kuidas hingeõhk liigub sisse ja kuidas hingeõhk liigub välja. Ilma midagi muutmata. Lihtsalt olles teadlik oma hingeõhu liikumisest. Sisse ja välja. Oma silmad võid hoida suletuna, aga kui see on sinu jaoks mugavam, siis võid hoida oma silmad ka avatud. Sellisel juhul soovitan pilgu fokusseerida kuskile ühte kindlasse punkti või siis vaadata natukene alla, justkui vaataksid üle oma nina otsa. Ja ikka ja jälle märgates oma hingamise liikumist. Kui märkad, et mõte on läinud rändama, siis too ta lihtsalt hellalt ja heatahtlikult tagasi oma hingamise jälgimise juurde. See, et mõte läheb rändama, on täiesti normaalne. Lihtsalt meie asi on seda märgata ja tuua oma mõte tagasi. Võid proovida märgata ka seda, kus kohas sa tunned oma hingamise liikumist täna kõige erksamalt. On see ninasõõrmetes, kõripiirkonnas, rinnakus, võib-olla hoopiski kõhupiirkonnas. Aga võib ka juhtuda, et täna ei ole sellist kohta, kus sa märkaksid oma hingeõhu liikumist kõige erksamalt. Lase nüüd lahti oma hingamise jälgimisest ja leia oma kehas üles üks aisting. Selline koht, mis annab endast märku. Selleks võib olla mingi väike pinge, selleks võib olla mingisugune sügelustunne, midagi, mis annab endast märku. Ja vaata, kas see aisting on täna sinu jaoks meeldiv, ebameeldiv
või on ta neutraalne? Meie keha annab meile pidevalt märku. Meie aga kipume neid märguandeid eirama. Ja meie keha annab märku meeldivatest asjadest, ebameeldivatest asjadest ja ka neutraalsetest asjadest. Nii nagu elus olevate sündmustegagi võivad ka need olla meeldivad, ebameeldivad või neutraalsed. Aga oma keha tasandil saame me märgata reaktsioone ja aistinguid. Kui sa märkasid, et see aisting oli meeldiv, siis võid ta rahulikult jätta sinna, kus ta on. Olles teadlik, et sa oled märganud seda aistingut ja öelnud oma kehale aitäh selle eest, et ta on sulle märku andnud. Samamoodi ka siis, kui see aisting oli neutraalne. Aga kui see aisting oli ebameeldiv, siis võid proovida vaadata, kas sa saad seda kuidagi leevendada. Mõnikord aitab tähelepanu suunamine mõnele meeldivamale piirkonnale või neutraalsemale piirkonnale. Teinekord aitab see, kui teed sisemise taotluse ja ütled näiteks lõdvestu või leevene või mis iganes aisting see sul parasjagu on. Lase nüüd lahti sellest aistingust ja mõtle korraks ühele meeldivale sündmusele. Üks meeldiv sündmus sinu elus. Too see korraks oma silme ette. Ja proovi märgata, mida su keha samal ajal teeb. Ja kas su kehas on ka selline piirkond, kus sa tunned seda meeldivat sündmust? Lihtsalt märgates, olles teadlik, et see on see piirkond sinu kehas, mis reageerib sellele meeldivale sündmusele. Lase nüüd lahti sellest meeldivast sündmusest ja too tähelepanu oma suunurkadele ning kergita neid veidi. Tee endale selline sisemine naeratus, mis võib olla selline vaevu hoomatav ja vaevu märgatav, aga siiski sa tunned seda sisemist naeratust. Ja vaata, kas see sisemine naeratus muudab su kehas ka midagi. Tee nüüd üks sügavam sisse- ja väljahingamine. Kui su silmad olid suletud, siis ava silmad ja võta see sisemine naeratus endaga tänasesse päeva kaasa. Mina omalt poolt ütlen aitäh ja kohtume uuesti järgmisel nädalal.